Mina kasutasin elektriautot esimest korda umbes pool aastat tagasi, selle aasta kevadel. Kuna ma olen Viimsis näinud seda Elmo renti ja mõtlesin, võiks ükskord proovida, võtsin kodulehe lahti. Kuidagi ma seal ära registreerisin ennast, mingid kaardi andmed andsin ja siis ükskord, kui oli vaja, siis tulin auto juurde, valisin numbri, tuli sõnumis antud korralduste kohaselt käitusin, üks auto uks lahti, istusin sisse, panin käima ja sõitsin linna. Elmo rendi puhul ei ole ei mingeid pabereid, ei mingeid dokumentide täitmist, kuhugi kontorisse minekut. Avad arvuti, sisestad aadressi elmorent.ee, valid kasutajaks registreerimise nupu ja hakkad täitma lihtsalt enda andmeid. Me vist kallame bussiraja peale, jah. Kasutame selle eelis ära. Ma muidu seda bussirada kasutan tõesti ainult siis, kui on ummik, et niisama ma ikka püüan olla tavaline autojuht. Ma ükskord pidi võtetele minema linna teise otsa Rocca al Maresse vara hommikul. Võtsingi Elmo rendi auto Viimsist, istusin sisse, sõitsin mööda bussiradasid uhkelt kõigist ummikutest mööda ja olin alla poole tunni Rocca al Mares ja see läks mul maksma 2 eurot. Siia vasakule vaadata, see on see Piritade ummik. Ma arvan, et me praegu 3-40 autost saime mööda. Elektriautoga on võimalik tasuta parkida kesklinna tsoonis. Lisaks muideks kõikides rendipunktides. Pärnu linn on täiesti tasuta ja Tartus on tsoonides A ja B. Kui valid endale auto rendipunktis välja, siis ta näitab ka selle auto aku laetust. Ma ei olegi isegi süvenenud, iga kord on need akud täis olnud. Kütusekulu minul kui tarbijal ei ole, et istun sisse, sõidan, panen ära, maksan puhtalt ainult aja eest. Üksinda ei ole nii suur efekt, kui näiteks naisega lähed linna, siis Elmo rent on odavam kui bussiga sõita. Elektriautodel on akude laadimine sinu jaoks nii kiirlaadimisvõrgustikus kui tavalaadijates tasuta. Kui ma praegugi vaatan seda näidikut, ta näitab 138 kilomeetrit, saab praegu veel sõita, ütleme, vist isegi veaks Pärnusse välja. Talvel sõitma asudes ärge unustage roolisoojendus sisse lülitamast. Salongis on praegu vist 21 kraadi panin. Ma ei tea, kuidas see akule mõjub, aga minul on salongis soe. Siin on istmesoojendus, roolisoojendus, salongisoojendus, ega suurt vahet ei tee. Kui sisse istud ja ei teaks, et see elektriauto on, siis ei saakski aru, et ongi ainult see, et vaikne on ja päris hea tõmme. Sa rendid põhimõtteliselt auto läbi nutitelefoni, näiteks sõidad 30 minutit, astud autost välja, sulged uksed, võetakse see raha lihtsalt kaardi pealt maha. Ei mingit arveldamist käsitsi ega maksmist pangateenuse kaudu. Sa rendid seda täpselt nii kauaks, kui sa soovid, kas või minutiks.